Tere, mina olen Janno Seeder ja olen Feng Shui koolitaja, aga täna tahan ma teile rääkida teemal kavatsusest eesmärgini. Ja alustuseks räägime üldse sellisest märgist, kindlasti olete kõik kokku puutunud, kohanud. Siin on must osa, nii, siin on must täppel. Erinevalt nimetatakse seda märki, öeldakse yin, yang, võib nimetada ka duaalsusprintsiip, vastandid. Ja ainult koos saavad need vastandid eksisteerida, üks saab teise kaudu mõõte. Ja nii nagu siin sellelt jooniselt on ka näha, et kui yang, see valge osa, kui yang hakkab kasvama, ühel hetkel saab teda palju, ta läheb üle yinniks, yin hakkab kasvama, ühel hetkel saab yinni palju, ta läheb üle yangiks ja nii lõpmatuseni. Ja mis see tähendab? See tähendab nende vastandite pidevat ka vaheldumist. Üks muutub teiseks. Mis veel siin selles joonises on? Üks sisaldab ka teist, ka kõige yangimas osas on oma terakene yinni ja kõige yinnimas osas oma terakene yangi. Ehk väga lihtsustatult öeldes, kui te olete ka kõige suuremas jamas, siis tegelikult lahenduse seeme on siin samas juba olemas. See tuleb üles leida. Aga kus seda vaheldumist kõige kergem oleks vaadelda? No just see sama joon, mis meil tekib, sinusoidne joon, just nimelt vaheldumine, siis vaatame erinevad näited, näiteks päevad, kuidas päike liigub. Päike tõuseb idast, see on tõusev energia, lõunas on päike kulminatsioonis, energia maksimaalne, siis hakkab päike loojuma, energia raugema, see on selline langev energia ja põhjas on energia kõige rahulikum, minimaalsem. Ja see on päevast päeva, kas meile meeldib või mitte, hommik, keskpäev, õhtu, öö ja ükskõik kui tore päev meil on, ikkagi tuleb vahepeal öö ja siis järgnev päev. Ja sellega me suudame üldiselt leppida. Kus me veel sellisest vaheldumist näeme? Aga näiteks aastaajad. Tõusevas energias on siis kevad. Loodus ärkab, pungad puhkevad, rohid ärkab. Suvi, energia on maksimaalne, päike käib kõige kõrgema kaarega. Sügisel päikese kaar jääb madalamaks, energia hakkab raugema ja talvel energia kõige rahulikum. Ka sellega me lepime. Ka see on aastast aastasse täpselt samalaadne. Näiteks ma olen suvel sündinud ja ma armastan väga suve. Aga kas mulle meeldib või mitte, järgmine suvi tuleb peale seda, kui on vahepeal olnud talv. Ja ühel hetkel, kui ma enese jaoks neid asju mõtestasin, siis praegusel hetkel ma võtangi talve palju rahulikumalt, ma võtan seda kui objektiivset paratamatust. Ma tean, et peale talve tuleb kevad ja suvi ja on siis mida oodata. Ja seda rohkem ma naudin, kui see suvi on käes. Nii et see on asjade loomulik käik. Ehk see joon, mis nüüd sellest märgist, yin-yang märgist moodustub, ta iseloomustab kõiki looduse põhirütme. Me kirjeldasime siin ainult kahte, aga ilmselt nii võib erineva pikkusega neid tsükleid leida kõigis nähtustes. Täpselt samamoodi ka majanduses. Ja ühel hetkel, kui ma ise mõtisklesin, et millise sammuga võiks selline sinusoid käia majanduses, sattusin ma lugema tol ajal Robert Kiyosaki, kes on kirjutanud Rikas isa, vaene isa, Rahavoo kvadrant ja veel hulga raamatuid. Siis ühes sellises raamatus Robert Kiyosaki kirjeldab, et kui te tahate teada, et millise sammuga majanduses siis sinusoid toimib, et kui pikk on maa ühest korrektsioonist järgmiseni, siis tasub lugeda majandusajalugu. Ja tema oli seda teinud ja selle tulemusena ta väitis, et see samm sellises majanduse sinusoidis ühest korrektsioonist teiseni on 12 aastat. 12 aastat. Ja meie panime kokku need kaks asja, Robert Kiyosaki väite ja oma Feng Shui teadmise ja vaatasime ka veidi ajaloole tagasi.
Ja kui me tuletasime meelde, et milline oli viimane korrektsioon Eesti majanduses või mis ajal see toimus, siis see oli aastal 97 ja kui mäletate, siis oli börsikrahh. Ja kui me sellist feng shui terminoloogiat siia sisse toome, siis aasta 97, siin määrav on see 7 seal lõpus, viitab sellele, et tegemist on 5 elemendi teooria järgi tuleelemendi aastaga. Tulele on iseloomulik sellised kiired muutused, kiire kukkumised, kiired kõikumised, selline närvilisus ja börs korrektsiooni jaoks oli just sobilik instrument. Olukord muutus tundide, päevadega ja see oli aastal 97. Kui me sealt veel tagasi võtsime 12 aastat, siis aastal 85 feng shui järgi on see puuelemendi aasta. Puu on selline projekt, kasv, uus algus, siis meelde tuletades aastal 85 circa algas perestroika uutmine, mis viis täiesti uue ühiskonnakorra tekkimiseni, vana lagunemiseni, uue tekkimiseni. Ja jällegi täpselt selline aeg oli sobilik muutmaks asju sellisel moel. Kui siit veel 12 aastat tagasi võtta, sellest 85. aasta 73, mis feng shui järgi, see 3 viitab seal lõpus sellele, et on tegemist V-elemendi aastaga, siis mis aastal 73 oli? Ma siia toon juurde selle, et V-elemendi alla kuulub infotehnoloogia, üldse info liikumine ja aasta 73 võib lugeda sellise hüppelise infotehnoloogia arvutite võidukäigu aastaks või ajaks. Võib küsida, et aga millest siin küsimus, et siin polegi nagu korrektsiooni või kriisi. Aga siiski teadupärast, mida rohkem me võtame tarvitusele selliseid abivahendeid, nii-öelda proteese, seda vähem me kasutame oma tegelikku potentsiaali, meil pole põhjust ega vajadust, tähendab inimese enda võimekus pakitakse kokku, võimekus hakkab manduma. Ja jutt jumalast õige, et tänapäeval, kus on meil personaalarvutid, meil on mobiiltelefonid, ega naljalt ei tea enam oma telefoni numbritki peast ja peast arvutamine on üks igavene keeruline tegevus. Et märgid sellest taandarengust on olemas. Aga nüüd, kui me läheme edasi suunas, juba aastal 2004-2005 me selle teemaga tegelesime ja siis me liitsime 97. aastale 12 saime 2009. Ja 2009, see 9 seal lõpus viitab, et feng shui järgi on tegemist maaelemendi aastaga ja maaelemendi alla on ehitised, kinnisvara, maa, haldamine, kõik selline pool. Ja me juba siis võisime oletada, et järgmine korrektsioon tuleb aastal 2009 maaelemendis, tähendab kinnisvarasektoris. Ja mäletan seda, et kui me ka kinnisvarafirmadele